Joosep Pärn keegub siis Euroopa meistrivõistlustel 9. koht kokkuvõttes. Et kuidas see on nüüd sinu karjääri kõige parem tulemus selles klassis? Kust sa seda välja valusid? Ma ei tea, ma arvan, et siin pidev töö ja järjepidevalt trennis ja niimoodi vaikselt oleme arenenud, et selles mõttes see kiirus on mul alati olemas olnud, et nüüd tuli see purakas ära, et õnneks päris hea koht, et ongi 13.9 sõitudest, et kokku 9, ma arvan, väga rahul seal. Sa ütlesid, et sa olid haige nädal aega. Kuidas sa sellega hakkama said? Ja, ma tegelikult jäin kolmapäeval haigeks ja siin nädalavahetusel oli päris raske, et sõidu viimased 10 minutit oli korralik piin, aga tulime lõpuni ja püsti ja see on peamine, et kiirus väga ei langenud ja tulemus väga hea. See oli sel aastal sinu esimene Euroopakate etapp, et kas ma saan õigesti aru, et sa see aasta rohkem ei võistlegi selles sarjas? No see võis algne plaan vist selline oli, aga nüüd tulemus oli päris hea, et peame nüüd rahad kokku saama ja ma arvan, et lähme ka Soome ja siis võib-olla Rootsi, et vaatame, kuidas võistlustega klapib ja tegelikult tahaks minna küll. Et see tänane tulemus lisas kõvasti motivatsiooni juurde? Kindlasti jah, et sai endale lõpuks siis tõestada, et milleks ma võimeline olen ja ma arvan, et võite mind ka järgmistel Euroopakatel näha. Aga rada ju tegelikult oli päris raske, et Keegumsis tuli öösel kõvasti vihma ja kindlasti oli see väljakutseid pakkuv. Kuidas see sulle oli? Minu arust oli äge, selles mõttes korralik krossi rada ja sooned ja augud ja et ta oli väga tehniline. Kindlasti osad hävisid selle pärast, aga ma arvan, et mulle sobis ja sai korralikult võidu ajada tegelikult, et normaalne start ja sealt edasi pidi lihtsalt tööd tegema ja püsti jääma, et hoog oli ka okei, et selle sopases kindlasti oli raske, aga saime ilusti hakkama. Kus me sind järgmisena võistlemas näeme? Ma ei tea, mis siin järgmine on. Adaki Treetsi etapp, et kõigepealt sinna ja siis ma tean, kuu lõpus oleme tagasi kodus, et Tihemets Eesti meistrivõistlused. Hästi, aga edu sulle! Suur aitäh!